Doktor Hiion, milline on unehäirete olukord Eestis ja mujal maailmas? No, umbes pooltel täiskasvanutest on tänapäeval mõne unehäirega tegu. See võib olla vähemal moel, aga tõesti 10-20% on siis tegelikult ikkagi unehäirete all kannatajad ja unemeditsiinis unehäirete puhul peamegi silmas nii unetust kui ka uneapnoed, rahutud jalad erinevad, seal on 6 erinevat gruppi häireid ja probleemiks on see, et neid on sageli ka diagnoosimata. Miks see unehäirete probleem nii drastiliselt aastatega kasvab? Ma arvan, et üks osa on see, et unehäireid varem ka ei diagnoositud, et nad on selles tsiviliseeritud maailmas ja meie elustiili arvestades on süvenenud, aga ilmselt varasematel aastakümnetel sellest lihtsalt ei räägitud, aga nüüd oma sellise umbes 20-aastase unemeditsiini karjääri jooksul ma olen ka näinud, kuidas unemeditsiini seltsid on teinud tohutut tööd, et teadvustada kogu seda une ja vaimse tervisega seotud infot. Nii et osa on see ikkagi nagu üle kogu maailma laienenud suurem tähelepanu vaimsele tervisele ja unehäirete teemale üldse, mis on ikkagi nagu ikkagi tavaliselt paljude inimeste paljude aastate töö tulemus. Aga asja teine osa on see, et stress ja ülekoormus on ilmselt muutunud elukeskkond ja ka võib-olla muutunud perekondlikud suhted või peresüsteemid on ikkagi need, mis on muutunud. Ja üks osa asjast on see, et tsiviliseeritud maailm sööb väga palju teistmoodi ja siit on ka kaalu ja hambumuse mitmed probleemid, mis nüüd näiteks uneapnoe ja laste uneapnoe teemad siis ka on palju muutnud. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh!